tere, mina olen Elo ja ma armastan lugeda raamatuid. Seekord on mul näpu vahel Jaapani kirjandus Junko Oyama, ma ei tea, kuidas seda täpselt räägitakse, aga Lumekass. Ja tegelikult enne, kui ma sellest raamatust räägiksin, alustaks natuke kaugemalt. Olles täiesti keskmine inimene, pean tunnistama, et ma ei tea Jaapani kultuurist just üleliia palju. Sushi ja raamen ja tofu ja, ja äh, geishad, kirsiõite, aeg kevadel, sumo, Mount Fuji ja Hiroshima, Nagasaki, kõige võib-olla siuksem kõrgema oodatava elueaga rahvas, saarastik, vulkaanid, tsunamid, kõik need jutud, aga Jaapani kirjandust ma just eriti lugema ei ole sattunud. Ja mis võib-olla mulle endale kõige siuksema tugevama tausta siia annab, on Amelie Nothomb, kui ma nüüd ka tema nime õigesti hääldasin, on siis Belgia diplomaatide perre sündinud naine, kes on päris palju raamatuid kirjutanud, aga mis mind võib-olla kõige rohkem on siis avardanud, on tema Jahmatus ja värinad, mida ma mõned aastad tagasi eesti keeles lugesin. Ja kuna ta tänu siis diplomaadi tööle reisivate vanematega, või noh siis teised, ütleme mõned aastad siin, mõned aastad seal, eks ju, nii nagu diplomaatide elu on, kasvas siis väiksena noh, võib-olla mitte päris üles, aga elas mitu aastat siis Jaapanis, siis ta pärast veel mitmetes riikides elamist jõudes siis ühel hetkel Belgiasse, ei tundnud seal ennast väga koduselt ja läks siis aastase lepinguga tööle Jaapani suurkorporatsiooni. Ja Jahmatus ja värinad on siis see raamat, mis kirjeldab siis tema sellest kogemusest seal selles võrdlemisi ranges hierarhilises kultuuris siis töökeskkonnas, noh, tahaks öelda hakkama saamisest, aga tegelikult on see vist rohkem nagu fail ehk ebaõnnestumine. Nii et see on võib-olla minu niisugune taust siis sinna. Natuke rohkem kui aasta tagasi ma lugesin siis paar aastat tagasi väga populaarne olnud siis Oamosi, mida ma nägin, et noh, hästi paljud lugesid ja ja kui siis Jaamatus ja värinad oli pigem niisugune nagu noh, autobiograafiline teos, siis Oamoos andis jällegi, kuigi oma süžeelt pigem selline rahumeelselt kulgev ja, ja selline mõtlik võib-olla või teos, seal nagu väga palju midagi ei toimunud justkui, aga siis tegelaste nagu tagasivaated ja olukorrast tulenevad nagu arutlused võib-olla andsid nagu ka seda, jällegi seda taustsüsteemi ja teadmist siis selle Jaapani kultuuri ja inimeste võib-olla selle tõekspidamiste ja kõige selle kohta. Jah, loomulikult ei saa unustada siis 47 Roninit ja kogu seda siis sõdalaste kultuuri, aga Jaapan on ju aegu tagasi olnud ikkagi väga nagu ka suletud riik ja mõnes mõttes tänu sellele nagu väga omanäoline, nii nagu noh, justkui ka Kuuba on ju meil sihuke mõnes mõttes nagu ajakapslisse jäänud selline keskkond, mis küll on ka üha rohkem kadumas. Et no veel Jaapanist on võib-olla see mangakultuur, mis on hästi võib-olla siiapoole ka jõudnud ja populaarne, aga ma arvan, et väga palju rohkem ma nagu süvitsi ei teagi Jaapanist ja ma ei ole sattunud peaaegu üldse Jaapani raamatuid lugema. Ja sellegi raamatuni ma jõudsin nüüd tänu siis raamatuga kevadesse lugemisprogrammile, kus ma väga-väga soovitan alati osa võtta, kui sa oled Tallinnast ja Keskraamatukogu siis lugeja. Ja see on suurepärane võimalus.
mitte ainult saada oma nagu kirjanduslikku siis vahepeal on mitmekesisemaks, aga võite ka auhinnaks raamatuid ja see on väga tore niisugune võib-olla niisugune kooslusi inimesi, kes saavad siis samade nende loetud raamatute üle arutleda, kuigi tänasel hetkel juba siin on need igasugused ka raamatupoodide või muude nagu selliste kogukondade poolt moodustatud nagu lugemisklubid üha rohkem populaarsust koguvad, nii et mille üle mul loomulikult on ainult nagu väga-väga hea meel. Aga jõudes siis tagasi selle raamatuni, ma võib-olla veel viimase vahepõikena kõigepealt ütleksin, et üks läbiv võib-olla sihuke paralleelteema, mis kindlasti on ka inspireerinud siis Junko Yaamat seda raamatut kirjutama, on siis ühe teise väga populaarse ja tuntud Jaapani kirjaniku siis Natsume Soseki, vabandage minu hääldust, kui see ei vasta tõelustusele, nii kuidas peaks hääldama, aga nii teda nagu eesti keeles siis kirjutatakse, Natsume Soseki. Väga populaarne raamat siis Mina olen kass. Ja Natsume Soseki oli siis 1860-ndatel sündinud mees. Ta õppis inglise kirjandust siis Tokyo ülikoolis ja saadeti valitsuse poolt siis pärast seda Londonisse edasi õppima, kus ta siis koges tegelikult võrdlemisi sellist vaesust, pluss siis sellist nagu rassilist tõrjutust. Ta oli õppis nagu õnnetus ja tuli sealt siis tagasi niisuguse nii-öelda närvivapustusega. Ja ma usun, et see kindlasti see stress ja kõik, mis ta seal koges, jättis tema tervisele nagu oma pitseri, et ta juba nagu nii noorelt kui 49-aastaselt igasuguste tervisehädadega kätte siis suri. Aga olles siis tagasi Jaapanis, hakkas ta kirjutama selliseid satiirilisi lookesi, millest siis sai kokku raamat Mina olen kass, mis on kirjutatud siis justkui nagu kassi vaatest. Ja ma loeksin teile ette tsitaadi ja siis siit raamatust, sest noh, ma leian, et see on päris oluline. Ma küll ise ei ole seda Mina olen kass raamatut lugenud, aga ma arvan, et seda oleks hea olnud, olles sellest teadlik, lugeda eelnevalt, enne siis selle raamatuni jõudmist. Kasside maailmas edasikanduvatest reeglitest üks kõlab nii: riisiklimpi ära puutu. See tuleb sellest, et kunagi ammu avaldas Natsume Soseki nimeline inimene romaani Mina olen kass. Seda juppi kasside maailma ajaloost räägitakse uhkusega edasi. Selle romaani peategelane on ju kass. Paistab, et inimeste maailmas peetakse seda satiiriks, mis vaatleb inimest kassi pilgu läbi. Aga see pole Soseki välja mõeldud lugu. Soseki kirjutas üles, mida kass päriselt talle rääkis, mis tähendab, et tegu on tõlkega kasside keelest. Soseki on nüüd ka välismaa keeltes osav tõlkima ja näed, kasside keelest tõlkis samuti. See, mis ma nüüd räägin, on kasside maailma saladus. Aga tegelikult on nii, et kui inimene põeb närvivapustuse nimelist haigust, siis hakkab ta kasside keelest aru saama. Sooseki olla oma haigust märkamata suure käraga kuulutanud. Minu kass oskab rääkida. Kuid pereliikmed naersid ta välja, et mis rumalus see on ja sest peale hoidis ta selle enda teada ning kirjutas lihtsalt kassi juttu üles. Paistab, et sellega plaanis ta tõestada, et tal oli õigus. Kui ta seda aga vaikselt heale sõbrale Kiyoshi Takahamale näitas, siis Takahama kiitis, et see on ju päris huvitav. Arvas, et humoorika romaani kirjutamine võiks vaimsele seisundile head mõju avaldada, lasi tal üha edasi kirjutada ja trükkis selle ka ajakirjas ära. Need naljajutud läksid inimestele peale. Sooseki kuivad loengud polnud üliõpilaste seas kuigi populaarsed, aga tema kirjutised kogusid tuntust. Ja pole ka ime, polnud need ju Sooseki enda looming, vaid kassi etteütlemise järgi kirja pandud. Populaarne ei olnud mitte Soseki, vaid kass. Tänu kassile võis ta debüteerida kui suurepärane ja huumoriküllane kirjanik ning lõpuks ka õpetaja ametist loobuda. Nii selle romaani huumor kui satiir on kõik pärit kassi peast. Soseki enda võimekusega pole siin midagi pistmist. Iroonilisel kombel aitas õpetamisest loobumine Sosekil oma närve ravida,
ning nii oli ta psüühiliselt jälle täiesti terve. Sellega kaotas ta ka sedamaid võime kasside keelest aru saada ja mina olen kassi järg, kuigi lugejad seda nõudsid, jäi üksnes unistuseks. Selline viide siis, aga see teema justkui tegelikult kulgeb läbi terve selle raamatu üpris mitmeti. Nii et ja on kindlasti nagu seda on tegelastest aru saada. Noh, ka ilma seda mina olen kassiraamatut lugemata olnud väga suureks inspiratsiooniks siin. Soseki on aga Jaapanis siis siiani väga loetud ja austatud, kuigi ta ju tegelikult on, ütleme, raamat on ju üle 100 aasta vana ja juba tol ajal mille ta siis ju kirjutas kassi vaatepunktist, eks ju, kasutas juba selleks ajaks siis nii-öelda nagu aegunud või sellist arhailist siis kõnepruuki ehk mida tegelikult siiani siis tuntakse väidetamisi siis justkui nii-öelda selle arrogantse kassi häälena mõnes mõttes või kasutatakse siis ka teiste nagu loomade võib-olla selle otsekõne edasiandmisel. aga Soseki siis on rahva poolt nii armastatud, et ta lausa 20 aastat oli Jaapanis 1000 jeenised rahatähe peal. Nii et kindlasti mitte põhjuseta. Aga tuntud viiteid võib-olla siis on siin teisigi veel. Näiteks kuuldavasti on olemas selline inimene nagu Nietzsche ja tema olla öelnud, et pole olemas fakte, on tõlgendused. Mis ka mõneti väga niisugune võib-olla huvitav mõte, mida siis selle raamatu peategelane lumivalge kass, kellele siis ta prügikotist ära päästnud tüdruk nimeks annabki nagu Valge, aga jõudes siis selle kassipojaga koju, tema nii-öelda siis vanaema, nõelamemm ütleb, et ei, isased kassid on ikkagi alati tamaod. Ja nii on siis tüdrukuke sunnitud siis leppima vanaema pandud nimega, aga kuna Tamao siis ise on oma päästjale Ririkole niivõrd tänulik. Kuigi noh, see on võib-olla üks asi, mis jäid mind läbi terve selle raamatu natuke painama, et kui see oli must prügikott, siis kuidas see tüdruk üldse nägi, et seal kassike sees on. See päris täpselt siit nagu ei selgu. Aga ta peab siis oma seda päästjat Ririkot oma jumalannaks ja nii palju, et ta siis olles ise kass, tegelikult unistab, et ta võiks olla inimene, et nad saaksid siis Ririkoga koos aega veeta ja mõnes mõttes tema unistus justkui isegi täitub. Nad mõnel korral kohtuvad siis, kui Tama ongi inimese nii-öelda kujuline, aga Ririko ei tunne teda sedasi ära ja, ja see tegelikult kurnab tema siis seda eluiga ja ei ole võib-olla päris nii suurt seda nagu siis õnne talle toonud, kui võiks, aga ta kindlasti ei kahetse neid hetki, kui tal on siis õnnestunud inimesena oma siis Ririkoga kokku saada. Ja see on niisugune, võib-olla mitte päris armastuslugu, aga teatavas mõttes sellest nii-öelda loomaarmastusest, mida on kindlasti kogenud kõik need inimesed, kes on näiteks looma kuskilt ohtlikust olukorrast ära päästnud või õnnetusest või siis on adapteerinud kuskil varjupaigas olnud loomakese endale. Et see armastus ja tänu on tõesti nagu imeline, mida need loomad üles näitavad. Et kuigi kasse tavaliselt peetakse väga arrogantseteks ja et oh, mina lähen ja mina teen ja ma ise olen. Ja naljaviluks ju ka öeldakse, et kui sa söödad koera, siis koer mõtleb, et sa oled jumal, sest sa annad talle süüa, eks ju. Sinu käest tuleb toit ja sind peab jumaldama. Et kui sa söödad kassi, siis kass mõtleb, et tema on jumal, sest miks sa muidu teda söödad, eks ju. Et siis olles just nädal tagasi oma kassikese kaotanud, ma küll ütleks, et ei ole nad nii arrogantsed midagi ja tõesti, olles tulnud
võib-olla keerulisest lapsepõlvest nad oskavad oma tänulikkust üles näidata või ütleme siis, ei pea ka lapsepõlv olema, et kui nad on ka hilisemas elus siis sattunud keerulisse olukorda ja siis nad saavad niisuguse turvalise kodu, et ka kassid oskavad seda armastust välja näidata. vot, aga lisaks siis sellele lumivalgele tamaole on siin raamatus veel teinegi kass, must naissoost kass siis, tõeline selline, noh, võib-olla mitte päris nagu nõiakass, aga selline ähm, no võrgutaja, ütleks siis Eeva. ja, ja teinegi paralleel siis selle Natsume Sosekiga on siis seesama, et ka Eeva peremees on kirjanik ja olles kaotanud oma naise, ta kaotab ka nagu soovi enam raamatuid edasi kirjutada ja langeb depressiooni alkoholismi ja noh, võrdlemisi ikkagi nagu selline noh, ma ei teagi, mis see õige sõna nüüd oleks selle kohta, et ta ei ole justkui nagu kodutu ega mingisugune parm, aga ta lihtsalt on nagu täiesti noh, ei hoolitse enda eest ja kodu tal justkui on ju veel alles ja ta oma kassile Eevale ostab parimat toitu, mida üldse osta saab. et Eeva on seal hästi hoitud, aga jah, et Teeva on jällegi õnnetu, sest et tema peremees on õnnetu ja ei kirjuta. et tema siis kulutab oma inimeseks olemise hetki selleks, et siis oma peremeest aidata tagasi kirjutamisse. Äh, veel üks huvitav tsitaat siis siit raamatust selle kohta, kuidas Ririko siis ta mao päästnud tüdruk tahtis siis Mary Poppinsi kombel vihmavarjuga siis liumäest alla hüpates justkui nagu lendamist proovida. ja Valge siis mõtleb, et see on noh, sama võimatu soov inimesel ometigi kui see, et tema kassina võiks inimeseks kunagi saada. aga kuna ta ei osanud inimeste keelt, siis ta saanud seda ka oma siis perenaisele öelda ja isegi kui ma oleks osanud, siis oleksin selle ikkagi ütlemata jätnud, sest unistused on head asjad, ükskõik kui suured need ka ei oleks, ruumi nad ju ei võta, mis on hästi sihuke armas mõte minu meelest. ja võib-olla veel viimase asjana, mis ma siit välja tooks sellest raamatust, on selline nähtus nagu hikikomori, mida siin siis samuti käsitletakse. Inimesed, kes siis lukustavad ennast üksildusse oma tuppa, ei käigi kuskil väljas ja antud juhul võib-olla oleks akuraatsem nimetus sellele tegelasele ära hellitatud jompsikas, aga noh, vaatepunkti küsimus. Igatahes puutub siis lumivalgega temaga korra kokku ja saame siis ka võib-olla päris palju nagu Jaapani kultuurist ka kaugemale levinud siis sellise nähtuse sisse korraks pilgu heita. üldiselt aga ma ütleks, et see on selline võrdlemisi noh, jällegi rahulikus tempos kulgev raamat, suurt action'it siin ei toimu, aga ei ole ka igav, sellepärast ta on hästi kergesti loetav ja ma arvan, et isegi sellistele nagu noh, kuskil 10-aastasest võib-olla alates noh, sõltuvalt lapse siis maailmavaate nagu avardusest siis võiks seda isegi ette lugeda, miks mitte, et on tegelikult selline armas raamat, mis inspireerib hoolima ja, ja ta ei ole võib-olla sihuke üleliia dramaatiline, kuigi siin on ka siukseid nagu tõsisemaid teemasid ju käsitletud, et võrdlemisi sedasi nagu pehmelt ja samas on see siukene kerge sisse pilguheit Jaapani kultuuri, mitte võib-olla väga süvitsi, aga nipet-näpet siit ja sealt. nii et kokkuvõttes ma ütleks, et mulle see raamat täitsa meeldis ja ma kindlasti olen inspireeritud lugema veel siis
teisigi kassiteemalisi raamatuid, sest nii nagu Epp Petronegi on hiljuti just välja toonud, et mida tema juba 10 aastat tagasi siis raamatumessidel märkas, et kassiraamatud on justkui täiesti niisugune nagu eraldi nähtuseks siis saanud Jaapani kirjandusmaastikul. nii et miks mitte, ma ei saa võib-olla nagu spetsiifiliselt öelda, et ma olen ainult kassiinimene, sest et ka koerad on tegelikult väga toredad, aga kindlasti kassidele kuulub eriline koht minu südames, nii et miks mitte selliseid raamatuid veel lugeda. Inspireerin loodetavasti teidki seda kätte võtmast ja tõesti oli väga niisugune kergesti kulgev, lihtsasti loetav, et hästi-hästi mõnus selline vahepeal, kui võib-olla jaapani kirjandus ei ole teie igapäevane selline meelelahutus, siis vahele tasuks seda kindlasti võtta. Mõnus lugemiselamus. Tore, et jäid video lõpuni minuga ja järgmiste kohtumisteni. Lugemiseni.